Kas sa oled muidu selline inimene, kes teeb endale plaane või näiteks vana aasta viimasel õhtul kirjutad 10 asja kuskile, mis sa peaksid järgmine aasta ära tegema või teed mingid 5 aasta näiteks plaanid, et huvitav on ju pärast vaadata, mis tegelikult on saanud või pigem mitte? Ma ei ole väga niisugune väga pikalt ette planeerija, et ma pigem ikkagi elan hetkes ja teen kõike jooksvalt nii-öelda enesetunde järgi, et ma ei ole väga niisugune, kes ka nii-öelda vana aasta õhtul veel mingeid uusaasta soove või lubadusi kirja paneks, et jah, pigem nii-öelda vaatan jooksvalt, kuidas elu läheb ja mis elu toob. Aga kuidas sul see nagu lõdvaks olemine või selline nagu elu chillina võtmine õnnestub? Ega sul pole ju kerge olnud tegelikult, ikkagi ootused sulle, sportlaskarjäär, erinevad vigastused, isiklikus elus kõikvõimalikud läbielamised. Kuidas sa siit suudad siis nagu nii-öelda ennast emotsionaalselt laineharjal hoida, et paljud inimesed, nagu tänapäeval räägitakse, kes on stressis, kes depressioonis, kellel on ärevushäired, väga palju levinud, arvestades, mida sina oled läbi elanud, kuidas see õnnestub? Alati ei õnnestugi, kui ma täitsa aus olen, et ega selles mõttes ka praegu nende vigastustega toime tulemine ja vigastust tagasi tulemine ei ole kindlasti nagu mitte kuskilt otsast lihtne olnud ja ega mul on neid raskeid päevi kõikide asjadega elus üldse, aga ma arvan, et eks ma üritangi selle kõige kõrvalt jääda ise positiivseks ja ka nendes halbades ja rasketes hetkedes näha nii-öelda seda valgust seal tunneli lõpus ja keskenduda võib-olla just sellele positiivsele vastupidi. Et ma arvan, et see on hästi palju nii-öelda enda, ma ei tea, suhtumises ja mõtetes kinni, et ega ma ei ütle, et mul ka praegu lihtne on just nii-öelda kui me vaatame siis need, et olümpiamängud hakkavad kohe, et eks ka sellega ikkagi kaasneb mingi stress ja pinge, aga see on mingi asi, mida ma ei saa muuta, nii et ma keskendun pigem sellele, mida ma saan muuta ja üritan võib-olla teha selle kõrvalt mingeid selliseid asju, et ma saaksin vahepeal mõtted mujale nii-öelda, et keskenduda mingitele muudele asjadele, mitte ainult sellele pingetundele. Et kas sinu puhul toimib pigem see, kui sa iseendaga nagu teed asjad klaariks ja räägid või keegi aitab sind, et sa tunned ennast siis hästi, kui sa saad kellegiga oma mõtteid ja muresid vahetada? Ma arvan, et see väga oleneb. Eks kindlasti suur osa on ka nendel inimestel, kellega ma saan oma mõtteid jagada ja kes mulle mingit toeks on või oma nii-öelda mingeid mõtteid jagavad. Aga ma arvan, et hästi oluline on ka tegelikult see kõne iseendaga ja see arusaamine, et mida ma päriselt tahan ja kuidas ma mingeid asju näen, et on ka väga tihti seda olukorda, kus ma nii-öelda üritan iseennast veenda mingiteks asjadeks või ümber rääkida, kui niisugused olukord peaksid olema, nii et ma arvan, et see on natuke ühte ja natuke teist. Sa oled väga palju ka sellisest nii-öelda seltskonnaelust osa võtnud, käinud üritustel ja sellistel pidudel ja on see selline hea väike emotsionaalne meelelahutus ju, paljud räägivad, et sportlase elu peabki olema ainult söömine, magamine, treening ja siis uuesti kordamine, aga tundub, et sul on nagu võimalus ikkagi nagu nii-öelda sellises sotsiaalelus ka osaleda. Ma arvan, et see on tegelikult äärmiselt oluline ka see sotsiaalne elu ja see pool sportlaseks olemise juures, et eks muidu ju kõik trennid ja võistlused ja laagrid on kõik väga nii-öelda rutiinsed ja üksluised, et siis see, et saab nii-öelda mingeid muid asju teha, et see on ainult positiivne, ja ma arvan, et see aitab ka väga palju nii-öelda võib-olla sooritusele kaasa, et vaimi peab ka puhkama vahepeal, nii et nii kaua, kui kõik kohustuslikud trennid tehtud on, et siis võib ju ka natukene sõpradega aega veeta ja ka nendel üritustel käia, et ega ma ei tea, kuidas teised sportlased, aga mina isiklikult nagu iga päev hommikust õhtuni ei treeni, nii et jääb ka seda vaba aega, et muude asjadega tegeleda.